tere, head sõbrad, Müstik ja Merlia siinpool ja podcast Peegeldused. oleme siin ilusa vaikse järve kaldal metsade rüpes, et arutada, kuidas asjad peegelduvad meie reaalsuses, suhetes üldse, igasugustel tasanditel, küll kvanttasanditel, tundetasanditel ja mis kõik tasanditel veel. Ja täna on meil selline huvitav teema nagu muudatused, vabadus teha muudatusi. Eelkõige muidugi suhetes, kus on nagu meie need põhilised võib-olla siis soovid ja väljakutsed ja ka erinevates koostöödes. Mhm. Jaa, tundub, et praegu on juba, tere minu poolt ka, et juba mõnda aega on aktiivsed sellised energiat, mis panevad meid üle vaatama igasugused erinevad suhted inimestega. Suhted, mis meil üldse on inimestega, kaasa arvatud siis partnerlussuhted, suhted lastega, suhted vanematega, sõpradega, koostööpartneritega ja nii edasi. Et kas need on toetavad või on mõned suhted destruktiivsed ja tegelikult enam ei sobi meile. Ja kas need suhted aitavad meil edasi areneda, edasi liikuda või on muutunud takistavaks või nagu koormavaks. Nii et kuidas need suhted meile mõjuvad. Ja kui mina isiklikult olen nagu olnud väga-väga pikalt seda meelt, et alati tasub kõikides suhete puhul nii-öelda edasi püüelda ja leida nagu lahendused suhetes, siis nüüd nii palju, kui ma olen tegelenud inimestega, olen ma need mõtted võib-olla ümber hinnanud ja näinud, et tõepoolest suhted võivad olla ikkagi ka üsna destruktiivsed. Nii et tasub üle vaadata, kas mõnest suhtest on tegelikult toetavam lõpuks lihtsalt väljuda või siis see suhe ära lõpetada. Et kas see on siis partnerlussuhe või see on koostöö kellegagi või see on tuttavad, et loomulikult nii-öelda need suhted, mis meil on seotud inimestega, kellega meil on võib-olla sellised vereliinid koos, on selline asi keerulisem, et seal alati tasub see energia tervendada. Aga kuna suhted on alati mitmepoolsed ja kindlasti on need kahepoolsed, kui vahel võib suhetes olla ka seal nii-öelda rohkem, no kui on näiteks vanemad või lapsed kaasatud, rohkem inimesi, aga need on alati mitmepoolsed ja seega on alati see keeruline teema, et noh, mida ma siis nüüd teen, kui näiteks teine suhtepool ei tule kaasa. Kuidas sellega toime tulla, kuidas ennast aidata lõpuks nii, et ma enam ei reageeri või ma jään rahulikuks ja ma saan nagu viia täielikult tähelepanu endale, oma vajadustele, mis on väga keeruline, sest meie alateadlikud mustrid vahel nii-öelda panevad meid selles kohas proovile. Nii et jah, probleeme tekitavadki tihti just need alateadlikud mustrid, mis panevad suhted proovile ja mis tõmbavad ka teatud suhteid meie ellu, et me just neid alateadlikke mustreid hakkaks üldse nägema, mis meil on. Ja see teema on praegu väga aktiivselt üleval. Kuidas sinu kogemused praegu sessioonides on nagu üldse suhete teemal ja koostöö teemal? Ja, see on kogu aeg olnud aktuaalne teema, suhtes olemine, suhte loomine, keegi tahab suhet luua, ei õnnestu millegipärast, märkab, et kuidagi satub sellistesse suhetesse korduvalt, mis ei toeta teda või kus ta ei tunne ennast õnnelikuna. Ja suhtes olemine on ka väljakutsena, nagu sa ise ütlesid, et siis kui need, ütleme, esimesed nagu
ma ei oska öelda siis, roosad prillid on ära kukkunud, siis tuleks nagu kuidagi häälestuda või hakata reaalsusele otsa vaatama, enda asjadele otsa vaatama, reaktsioonidele, võib-olla ka partnerit vaatama sellisel nagu partner on see koostööpartner või siis nii-öelda romantilise suhte partner või mis iganes partner. ja, aga kuidas sulle tundub, mis asi see siis, kui sa ütled, et praegu just kuidagi on eriline aeg, mida sa mõtled selle praegu all, nagu viimased nädal aega või aasta või? no ma tegelikult arvan, et see on, ütleme, viimased paar aastat, aga Mhm. kuna me liigume enesearengus nagu erinevas tempos, siis mõnede jaoks ei ole need suhteteemad siiani veel teravalt üles tulnud. mõned on juba loonud suhetes uusi tasandeid, aga praegult on kuidagi sessioonides näha, et väga-väga-väga paljudel on mingil moel suhteteema üleval. et et siis nagu korraga käib praegu mingi periood, kus on nagu suhted tundub jah, et suurendusklaasi all. ühisväljas ja noh, et terves ühisväljas põhimõtteliselt võib seda näha, sest et kui inimesed tulevad sessiooni, siis ma tahaks midagi oma suhtes teha või tahaks oma suhtega midagi ette võtta või siis, et üleüldse tegelikult jah, praegu tundubki, et kõik tahaksid ju luua, aga see aeg, mis praegu meil on ja tundub, et üleüldse, mis meil praegult nagu globaalselt toimub, on võtnud seda loomise energiat justkui nagu tagasihoidlikumaks ja kõik vaatavad nagu rohkem siia, et mida ma nagu oma suhetes teha saan. sest et kui suhted ei tööta, siis ka loomeenergia ei saa tegelikult ennast nagu rahulikult väljendada. et sul peab justkui nagu olema ikkagi nagu mingi tagala või mingi selline nagu turvatunne suhetega seoses, et sa saaksid nagu looma hakata. Hmm. nii et mõned tulevad küll teemaga, et oi, mul praegult on nagu loomine kinni, ma tahaks selle loomise teemaga tegeleda ja siis hakkame vaatama ja ikkagi alateadvus näitab, et kuskil on suhte teemas näiteks midagi energiat kinni. aga noh, see ei ole alati partnerlussuhtes, vaid need on väga tihti suhted vanematega, suhted õed-vennad näiteks on praegult väga palju tulnud sessioonis esile, mida võib-olla aasta tagasi nii tihti ei tulnud. ja siis ka see, kellega koostööd tehakse, et noh, hologrammi meetodiga saab ju väga hästi neid koostöösid puhastada, enne kui üldse koostöösse minna, et puhastada alateadlikud nii-öelda segadused eest ära ennem koostööd alustamist. aga romantilised suhted ka praegu väga tihti ikkagi, et mul on suhe praegu peaaegu et lõppemas või mõnel on just see, et ma ei suuda enam ise selles suhtes olla, ma tahan seda lõpetada, aga nagu siis on mingid muud asjad seal ees, mille pärast ei saa. ja väga tihti viivad need ikkagi jälle kuskile lapsepõlve, sellesse, mis toimus ema ja isa vahel, et kuidas nende suhe oli, sest laps näeb seda nagu pealt, mismoodi ema-isa vaheline suhe töötab ja mitte ainult, mis nad räägivad omavahel, vaid lapsed tunnevad seda allhoovust, mida vanemad tunnevad, et lapsed võtavad need tunded nagu üle. et on nagu jah, seda ma mõtlen, et ja eriti aktiivselt ütleme niimoodi, et viimane pool aastat, ma ütleksin, on suhteteemad väga tihti tulevad sessioonidesse sisse. just alateadvuse raamatust ma hiljuti lugesin, nagu oli selline peatükk, et kuidas vältida lahkuminemist partnerist või kuidas seda ära hoida. ja siis seal nagu tõdeti justkui või see, mis seal nagu öeldi, selline mõttetera, et noh, et kõige parem vältida lahkuminemist on luua suhe õige partneriga. kõige parem strateegia ja praegu või noh, tundub nagu vaadates üldse suhteid, ükstapuha, mis noh, suhteid, tundub, et ega me ei oska eriti neid või ma ei tea, võib-olla me ei peagi oskama, aga noh, ühesõnaga me ei oska neid suhteid luua niimoodi teadlikult, mis nagu püsiksid, sellepärast et tundub, et meil on just nagu selline
kõik see info, mis meil on, ma ei tea, oma, nimetame seda alateadvuseks või oma magnetväljaks, see kuidagi magnetiseerib ja me ei pruugi teadagi, et meie nii-öelda selles alateadvuses ja energiaväljas on mingi selline asi, mis kohe tead magnetiseerib meid looma teatud tüüpi suhteid või teatud inimestega või teatud selliseid suhtedünaamikaid kuidagi looma. sest tegelikult ju ühel ja samal inimesel võib erinevate inimestega hästi erinevaid olla suhtedünaamikaid, siis ei saa öelda, et üks konkreetne inimene on ainult nagu konkreetsete suhtedünaamikate jaoks, vaid justkui kuidagi siis kaks osapoolt leiavad just sellise nagu mõlemad enda süsteemist sellise killud, mis hästi omavahel kokku sobivad. noh, mõne teise inimesega võib-olla ei olekski selliseid dünaamikaid, aga just vot kaks inimest leiavad kuidagi omavahel sellise asja. aga jah, jah, täna mulle tundub, et noh, tasuks või noh, et seal saab nagu tööd teha, et isegi kui suhe nagu ikkagi tundub, et hakkab läbi saama või see suhte elukaar on läbi ja justkui selline tunne on, et enam ei ole koos midagi teha. mulle tundub, et seal tasub nagu sellest nagu midagi õppida, et kui keegi plaanib nagu suhet ära lõpetada, sest seal on väga suur tõenäosus täpselt sama asi alustada otsast peale. ja siis tekib küsimus, noh, et kui noh, et kui see meeldib, mis toimub, miks seda ära lõpetada, kui see ei meeldi, mis toimub praegu, miks seda uuesti alustada? noh, võib-olla kes väga haiget on saanud, võib-olla valivadki üksi olemise, ei tahagi suhet luua üldse enam, on üldse pettunud, aga jah, et uurida, mis see minu pool on, sest suhtes on alati kaks poolt. noh, et isegi kui tundub, et noh, mina olen puhas poiss, aga ikkagi mõlemas osapooles on see info, mis nagu magnetiseeris sellise koostöö, nagu ta parasjagu siis välja kukkus või see suhe, et siis mina saan teha nagu enda poolt selle töö, et miks et ma ei kordaks seda või kui mulle ei meeldinud see või siis teadvustada, mis seal siis on, et mis on hästi. jah, tundub, et kui nagu nüüd alateadvuse poole pealt vaadata seda, siis see on üllatav, kui hästi, mis sa rääkisid, need mustrid on ju, kuidas need omavahel klapivad, kuidas inimesed kokku saavad omavahel, kes üldse nagu suhte loovad. ja kuidas on see tihti niimoodi, et noh, et algul see paistab täiesti teistsugune inimene kui eelmine, kui juba eelmine suhe juba oli hoiatav nii-öelda. Ja siis ta tundub algul teistsugune, aga alateadvus leiab täpselt üles need kohad, mida on vaja teadvustada. ja kui tuleb jälle nagu tegelikult läheb mõned aastad mööda ja sa vaatad, et täpselt ikkagi nagu selle partneriga on jälle sama dünaamika, siis ma räägin praegu ka nagu nii-öelda klientide lugusid, eks ju, siis tegelikult nagu sa magnetiseerid selle partneri ikkagi selleks, et teadvustada midagi, mis sul lapsepõlves, mida sa kogesid, kus sa ei ole nagu oma nagu väes või kus sa ei ole nagu oma autoriteeti mingis kohas saavutanud ja siis see partner aitab sul neid kohti näha. Et see tundub küll niimoodi, et issand, mina olen ju küll nagu okei, tema teeb mulle nagu kõiki neid asju, aga tema reageerib sellele, mis on juba sinu alateadvuses nii-öelda olemas. tõenäoliselt on seda väga raske alla neelata, ma kujutan ette, mida sa praegu räägid. noh, näiteks, noh, a la kui mina oleksin näiteks, ma ei tea, naine ja minu partner on nagu vägivaldne minu suhtes, mis mõttes mina magnetiseerin seda, et ta minuga niimoodi käitub. aga see on nagu, see aga no näiteks kahjuks on nii, et mitte see, et magnetiseerib, et keegi tahab, keegi otsib endale vägivaldset partnerit või midagi, aga kui nagu sessioonides vaadata, siis seal on mingi selline informatsioon juba inimese süsteemis, mis noh, nagu otsib seda, just sellist kogemust nagu otsib, mis see tundub nagu ajuvaba, no kes otsiks endale sellist kogemust nagu jah, teadlikult me seda kunagi ei teeks. aga tuleb välja, et alateadvusel on mingi oma loogika, mingi selline kordamise loogika, et ja niisugune magnetiseerimise mingi vägi,
ja tundub ka selline super nagu skaneering, et me tõenäoliselt ei ole seda üldse teadvustanud inimestena, kui võimas tööriist või ma ei tea, arvuti või see nagu meie alateadus on, kuidas ta saab nagu pisikesest nagu kokkupuutest saab juba nagu suure pildi, mis on potentsiaal siin kogeda selle inimesega. et noh, kui panna mingi mitukümmend inimest ritta, siis kuidagi alateadvus leiab kohe plõksti selle inimese, kuigi me võib-olla pole temaga rääkinud üldse, võib-olla näeme esimest korda elus teda. kuidagi, see tähendab, et meil on võime tegelikult suhestuda mingi informatsiooniga, tohutu hulga informatsiooniga, sest mis oskab ette näha tulevikku mingis mõttes, kuhu see suhe areneda saab, mis on potentsiaal, kuhu sellel suhtel areneda, mis temaga toimunud on, ühesõnaga väga võimas nagu, kuidas öelda, selgeltnägemise tööriist, aga paraku ta enamuse jaoks on ta nagu varjus või peidus, et noh, ma ei tea, mida see tööriist teeb, pole aimugi, see käib kuskil vee pinna all või teadvuse pinna all. aga ta teeb võimsalt. ja et nüüd ütleme, see holograafiline töö näitab, et sellega on võimalik sessiooni ajal suhestuda selle infokihiga ja saada sealt nagu teada, mis see info oli siis. Miks ma just sellise partneri tõmbasin või miks ma juba korduvalt seda sarnast partnerit tõmban enda aga ellu. no siin tulevad mängu ka hingelepingud, et see on juba nagu nii-öelda eos kokku lepitud, et ma saan selle kogemuse, et kas ma nüüd nii-öelda taipan selle koha ära, mida mul on vaja ära nagu näha iseenda juures. ja tihti on niimoodi, et okei, noh, selle lepinguga, see leping sai läbi, või ma väljusin sellest lepingust, aga ma ikkagi veel ei teadvustanud ja siis on mingi uus leping ootamas, aga mõnikord on niimoodi, et kui sa selle teadvustamise ära teed, siis osad lepingud, sa saad nendest nagu nii-öelda loobuda, sul ei ole vaja kõiki lepingud siis läbi käia, aga kui sa veel ei teadvusta, siis on uued lepingud ootamas, mis tulevad nagu sinu ellu, no siis kui nad nii-öelda nende kord on tulla. Et siin on nagu sellised mängud ka veel juures, aga alateadvusel on see info ka kõik olemas ja üliteadvusel loomulikult. Aga ma tahtsin öelda, et kui see on, et hoia oma mõte alles, aga näiteks seesama koht, et kui mõni on olnud nagu ka näiteks füüsiliselt vägivaldses suhtes, et hiljuti ka üks naine, ta nii selgelt teadvustas tegelikult, et see väga, tema jaoks väga destruktiivne suhe oli siis lõpuks see, kus ta hakkas nagu päriselt tegelikult ennast väärtustama ja kus ta hakkas nagu, ta läks nagu nii valusasse kohta, ta läks nagu nii põhja selle kõigega, et siis seal ta nagu lõpuks hakkas vaatama, no mis värk on ja sealt hakkas nagu vaikselt see eneseareng ja see nii-öelda fööniksina tõusmise koht tekkima ja ta sai täiesti nagu suure transformatsiooni tegelikult sellest väga destruktiivsest suhtest. Aga selleks peab olema veidi selline nagu soov, enda soov, tahe, teadlikkus, et mul on vaja vaadata, mida see mulle näitab, mis on valus. Et see, kui üldse, kui nagu suhte lõpetamisest rääkida, siis on näha, kuidas inimeste alateadvus on loonud igasuguseid erinevaid nagu kummalisi strateegiaid või järeldusi nagu, mis kunagi on nagu kokku puututud. A la näiteks, et kui ma ei tea, ema-isa lähevad lahku, siis näiteks ma ei tea, väike laps näeb pealt seda või on mingi, ma ei tea, 4-aastane või 5-aastane ja tunneb ennast ilma väeta selles kohas, et tal ei ole väge, see olukord ei allu mitte kuidagi tema kontrollile, see käib tal üle pea, lihtsalt suured inimesed omavahel teevad mingid asjad, aga tema jaoks nagu muutub keskkond nagu tema turvatunne muutub ja kõik muutub põhimõtteliselt, kogu kodune nii-öelda õhkkond muutub. Ja et ei ole väge selles suhtes ja mida see võib tekitada, näiteks võib selle, et selleks siis täiskasvanuna, et suhteid, siis on nagu alateadlik hirm, et kui suhe lõpeb, mina ei saa seda kontrollida, inimene võib hakata ise suhteid lõpetama, võib muutuda sarisuhte lõpetajaks, nii-öelda, et natuke aega on suhtes ja siis, et mitte see ei läheks nii, et see lõpetamine väljub minu kontrolli alt,
siis selleks, et seda kontrollida, noh näiteks ma ruttu lõpetan selle ise ära, sest siis ma kontrollin seda või noh, siis mul on vägi selle protsessi suhtes. või mis on veel siit välja tulnud sessioonides, noh, et kui on mingi pandud selline noh, kood nagu peale või mingi lubadus, noh, et me oleme suhtes, noh, nii kaua, kuni surm meid lahutab näiteks või no siis jälle, kuidas siis, kui selline asi tiksub kuskil alateadvuses, et kuidas ma siit välja saan, et see on nagu surmaähvardusega või surmalubadusega. kas ma peaks partneri elu kallale minema või enda elu kallale või noh, alateadvus võib nii imeliku järelduse siis teha, et noh, sellest, kui on selline lubadus antud või selline kuni surm meid lahutab. jah, kuni surm meid lahutab, noh näiteks jah, et päris nagu karmid sõnad, selles mõttes peab nagu no, alateadvus võtab asju päris nagu sõna-sõnalt või kuidagi otseselt ilma filtrita, ilma nagu kuidagi vaagimata või teadvustamata, mis seal on. see ja, et Aga samal ajal, ja, kuna ta on selline, siis saab kõik programmid ära muuta. Et ei ole nojah, niimoodi, just tegin ükskord tuleb, selle lubaduse ja nüüd mina saan otsustada, et ma muudan selle ümber. Et see on see, ja, aga miks tihti ei saa, ongi see, et ei tea, et see tuleb sealt. jah, Et miks just. neid muutusi on raske teha. Aga ja nii kas kui mul on sa kas mul on selle suhtes nagu noh, ma pean justkui nagu oma väge nagu justkui uuesti meenutama, mis sellel hetkel tundus, et mul ei ole väge. noh, et siis, kui seal näiteks, et ema-isa see suhe lõppes ära ja ma ei tundnud väge, noh siis täna sessioonis siis inimene justkui tõdebki seda, et nüüd täna mul on nagu selles suhtes väge või ma saan aru, miks nad lahku läksid või noh, ühesõnaga, millest laps ei saanud aru. ma saan aru nendest põhjustest ja ühesõnaga noh, ma oskan siis seda teadvustada, seda, mis toimus, mida lapsed üldiselt ei oska teadvustada ja nad ei peagi oskama. Mhm. aga et ühesõnaga, mis nagu ma vaatan, kui suhetega on ka see, et palju siis neid inimesi on, kes kasvasid nagu sellises harmoonilises peres, üdini harmoonilises peres? üldiselt ikka väga vähe, peaaegu olematu on ju, et see on nagu omamoodi nagu nõiaring, et see alateadvus tõi, ma ei tea, ema-isa kokku, noh, nagu nende nagu konfliktimudelite pealt, seal olid konfliktid, siis laps nägi, et suhe tähendab konflikte või pere tähendab konflikte. noh, ja siis otsib endale oma partneri selle pealt, selle info pealt nagu alateadlikult, et siis pere tähendab konflikte ja hakkab ka neid looma. ja siis see teatepulk antakse nagu põlvkonnast põlvkonda nagu edasi, et noh, pere või lapsed või midagi, see tähendab noh, vastuolu ja mingit sellist võitlust. et noh, siis põhimõtteliselt võib nagu justkui isegi pimesi öelda, et noh, et kui sa hakkad suhet looma või oled suhte alguses praegu, noh, ma hoian pöialt, et kõik läks hästi, aga noh, väga suur tõenäosus on, et ühel hetkel muutub suhe nii intiimseks või nii lähedaseks, et siis hakkavad need tulema esile, need asjad. et siis tasuks nagu teadvustada, et tegelikult suhe hakkab nagu küpseks saama. ja inimene ise hakkab vaimselt küpseks saama. aga see on ebamugav koht, sealt siis tuleks nagu tõenäoliselt kaasata kedagi appi, sest omavahel rääkides need asjad kipuvad eskaleeruma ja lihtsalt ummikusse jooksma, kuigi rääkimine on väga oluline, midagi teadvustada. aga jah, seal ei ole nagu suurt lootust jutuga läbi minna, sest Mhm. see no lihtsalt, kui on väga Me tugevad proovisime. ellujäämismustrid, me proovisime ja no meil ei töötanud, võib-olla kellelgi töötab ja No palju ma õnne, kui arvan, et töötab. mingil määral ikka töötas, et see ikkagi aitas, see rääkimine. no ta Et ei, kindlasti aitas, aga ta ei toonud nagu lahendust. me saime teada, mis toimub, selles mõttes soovitan rääkida, et ja üles võib isegi kirjutada või salvestada seda, mida räägivad partnerid omavahel, aga sest seal on kirjas need mustrid, mida põhimõtteliselt, kui partnerite vahel mida tekib ta nagu konflikt, räägib, jah, jah, konflikti kui ajal räägib inimene välja jah, mustri. konflikti ajal, kui eriti emotsioonid on püsti, siis justkui see alateadvus räägib välja, mis see muster on ja siis, kui oleks siis sellel hetkel tarkust see kuidagi üles kirjutada või kirja panna, teha nagu niisugust teadustööd, mida ta räägib, sealt saaks nagu võtmesõnu või võtme nagu vihjeid, mis toimub. aga jaa,
kes see siis tahab midagi seal uurida, siis tahaks süüdistada partnerit. Mhm. Aga no see eeldab muidugi ka seda, et on võimalik rääkida, sest noh, meie puhul see töötas sellepärast, et me saime üksteisel rääkida, aga kõikides Mhm. suhetes, kui teine on nii reaktiivne kõigele, noh, et ta ei saagi nagu, ta ei saa oma mõtteid üldsegi väljendada, et siis on jah, nagu natukene keerulisem. jah, aga sest kui seal võib olla selline mudel, et suhtes mul ei ole õigust ennast väljendada, noh, partneris suhtes või mingis teemas ei ole, noh, et ei tohi rääkida. noh, võib olla selline seos, et vot selles teemas ma ei saa ennast väljendada, ma ei tea, on see söömine või seks või ma ei tea, seal tõmbab väljenduse kinni, võib-olla lapsena keelati sellest rääkida või peres ei räägitud sellest raha, teemast. majanduslikud teemad on alati. Raha jah, see on väga popp teema. noh, põhimõtteliselt kõik need ellujäämise teemad, mis on, ütleme, alumised nii-öelda, mida nimetatakse alumised energiakeskused. Need on ju tegelikult, olgem ausad, need on põhiteemad, et kui sealt hakkab energia liikuma või need nagu noh, ongi raha, söömine, seks, kui need nagu raha maha rahunevad, lõdvestuvad või joonduvad, läheb juba oluliselt lihtsamaks kogu inimkogemus või kogu elu. aga Mhm, kui on ikka suured segadused kuskil piirkonnas, noh, ütleme piirkonnas, ma ei tea, on kurgud, tšakras, mingi asi on väljendamata jäänud või selline tunne, et ei saa väljendada, noh, ekstreemsel juhul see võibki mingi kurgupiirkonna, noh, kasvajana nii-öelda ennast manifesteerida või mingi muu kehapiirkond, sellepärast et keha ei suuda enam ära tasakaalustada neid signaale, mis selles piirkonnas on segaduses ja et siis mm, ühesõnaga tasub, ma vaatan vähemalt enda kogemust, tasub endasse investeerida, sest minu hologramm, minu holograafiline toimivus tegelikult loob minu kõik suhted, on see partnerlussuhe, ärisuhted, suhted lastega, kus iganes, kuidas ma reageerin nendes suhetes, et see ikkagi tuleb minu süsteemist kõik ja ma suhted saan, tasub ära puhastada jah, ja tasub, ikkagi tasub see, siis. aga kui me räägime nüüd transformatsioonist, et me panime ikkagi nii-öelda selle teema, et muutused inimsuhetes, et kuna Mhm. me ise oleme oma suhtes teinud päris tugeva transformatsiooni ehk et meil oli ma arvan, et isegi väga mitmeid. lähedal, et olime väga lähedal suhte lõppemisele, aga no see see läks lõppeski hoopis vahepeal uuele ära ju, tasandile, põhimõtteliselt ta lõppeski võib ka ära ju nii vahepeal. öelda, jah, aga Me et ei läinud nagu lahku füüsilisest ruumist, ei läinud lahku, aga põhimõtteliselt me olime lahus omavahel. jah, aga mida sa ütleksid nüüd inimestele, kes on nagu sarnases olukorras, mis sina oled praegu läbi teinud nagu nii-öelda lootuskiireks, et kuidas seda transformatsiooni suhtes teha, kui tundub, et näiteks et teine pool ei tule kaasa või kui tundub, et ma enam ei oska, ma enam ei jaksa äh,. et mida sa ütleksid nendele selleks lootuskiireks? ma varem arvasin, et nagu, et noh, iga hinna eest tuleks suhet koos hoida, täna ma nii ei arva. tegelikult me ei tea, mingit nõuannet ei saa kellelegi anda selles osas, et ole kindlasti edasi seal või lõpeta see kindlasti kohe ära, et see on nii mitmepalgeline ja nii nagu mitmekihiline, et üldse selliseid nõuandeid ma ei, ma ei soovita anda ja ma ei soovita neid ka kuulda võtta kellelgi, et iga suhe on unikaalne oma detailidega ja sellised noh, sõbrannade või suhtenõustajate, et voh, kindlasti siis lõpeta ära. loomulikult, kui see on elule ohtlik või tervisele ohtlik, siis tuleb eemalduda selleks ajaks, noh, tervis eelkõige või oma tervis, aga lootuskiir on see, et tasub teha tööd enda süsteemiga. kas teraapias, on see siis see hologrammi meetodi teraapia või mingi muu asi, ühesõnaga neid meetodid on erinevaid või erinevatele inimestele sobivad erinevad asjad. et siis ikkagi teha, vaadata, mis seal on. teinekord see võib lahendada selle probleemi, ehk siis tuleb välja, et suhtel pole häda midagi, lihtsalt salvestused olid kehvad, mis olid jäänud kuhugi tiksuma. et suhe tegelikult on väga okei. või siis, kui siis ikkagi selgub, et minnakse lahku või tõenäoliselt minnakse rahulikumalt lahku, mõistlikumalt ja kui luuakse uus suhe, siis luuakse see teadlikumalt, vältides neid samu ämbreid siis öelda, et samasse ämbrisse uuesti minna.
ehk siis mingil määral nagu taanduda nagu suhtest endast ja viia tähelepanu täielikult iseendale, jah, tegeleda endaga tööd endaga teha, endaga, et mitte üritada totaalselt. partnerit parandada või kuidagi täiesti partnerit lasta kuhugi partneril suunata, olla. jah, hakata manipuleerima partnerit mingis suunas või teda kuidagi survestama ja suruma, tõenäoliselt see teeb ainult asja hullemaks. 100% endale tähelepanu, endale siis sessioone, endal teraapiaid, enda teadvustada, mis toimub minu mõtetes, kuidas ma tahan luua, see on võib-olla kõige olulisem, et kuidas, sest kui on seal ikka raske koht, noh, kui ma tean endast käest, kui on raske koht, siis ei tule üldse sellist mõtetki pähe, et see asi võiks korda minna või see asi saaks olla hästi. ei tule lihtsalt sellist mõtet üldse pähe, et ma nüüd kujutan ette, kuidas see asi on korras. vastupidi, see on niimoodi, et ainult nagu veel tuld juurde ja minul on õigus ja noh, kuidagi kasvõi maatasa teha see teine osapool või noh, ühesõnaga noh, Mhm. oma õigust kuidagi tõestada või teisele nagu koht kätte näidata, aga mitte seda, et ma tahan, ma näen, kuidas see on nüüd korras või ma tahan, et armastus oleks siin või kaastunne või mõistmine. selliseid taotlusi ei tule pähegi üldse sellel hetkel. aga üks võti on veel, et tegelikult just taanduda sellest nagu võimuvõitlustest, sest et kui suhe läheb natukene nagu nii-öelda justkui nagu hakkab küpseks saama ja läheb natukene justkui nagu kreeni, siis mingil moel tekib see võimuvõitlus. aga Mhm. siis minu meelest on hea võti see, et kui sa hakkad nagu ja siis tundub niimoodi, et oh, partner nii ja partner naa ja tema nüüd teeb nii ja tema naa, et mina ju teeksin küll ja mina teen omalt poolt kõik ja niimoodi, aga vaata nüüd tema ei tule nagu kaasa sellega niimoodi, see jutt on hästi-hästi-hästi-hästi tavaline. aga siis, mida ma ise ka proovisin, et sa hakkadki nagu teadlikult vaatama seda teist suhte poolt ja see ei pruugi nüüd olla ainult nagu nii-öelda romantilise partneriga, see võib ka olla emaga, isaga, kellega iganes, et ma teadlikult pööran tähelepanu tema kõige parematele omadustele, ma näen nagu temas seda parimat ja jumalikkust, isegi kui ma tean, et seal on asju, mis mu meelest ei ole väga nagu toredad või mis mind häirivad, aga ma oma tähelepanu suunan nagu kogu aeg just sellele nagu positiivsele, sest et kõikides, eriti kui meil lähedased, alati me näeme neid positiivseid ja nagu lihtsalt hoiad seda tähelepanu kogu aeg seal ja siis see hakkab vaikselt nagu laienema. ja teine noh, energia muutub ja teise inimese energia ka hakkab nagu muutuma, et see on nagu energeetiliselt tegelikult päris tugev selline nagu noh, transformatsiooniviis, ütleme siis niimoodi. ma, üks mõte, mis ma just hiljuti lugesin ühest raamatust, et isegi kui ma olen nagu justkui hea väärtuse eest väljas, kui ma annan teisele selle pealt hinnangu, see võib mulle uuesti samu asju magnetiseerida. no näiteks, et kui mulle tundub, et teine osapool, ma ei tea, on see partner või äris koostööpartner, ei käitunud ausalt ja mina annan nagu hästi emotsionaalse hinnangu sellele, et issand, kui ebaaus ta oli või ebaõiglane või niimoodi ei tohiks teha ja noh, hästi emotsionaalselt, siis see võib minu jaoks, mulle teha selle kogemuse, et ma magnetiseerin uuesti sama asja, sest seal on nagu see energia, seal on tähelepanu, et noh, nii seal on neutraalseks laeng, ennast tuua. hästi seal on tugev laeng, laeng. jah, see on tugev laeng, et just tuua see laeng sealt ära nagu, et energia viia nagu, et aga mida mina teha saan, et ei tegele nii palju teisega või teise kirumisega vaid mida ma tegelikult teha saan ja kas see tegelikult praegu otseselt takistab mul tegelikult seda tegemist, mida ma tahan teha, et selle asemel, et kedrata seda sisekõne või väliskõne, vaid viia oma tähelepanu loomisele. Ma tahan luua, mida ma tahan luua ja liikuda edasi selle loomise peale. ehk siis just, et mis me enne ütlesime, et on raske luua, kui on suhtes asjad ei tööta. Mm. aga seda võib siis nagu ise nii-öelda ümber keerata, et ma just viin tähelepanu loomisele ja jätan nagu suhte teema nii-öelda, et ma ei pane kogu aeg nagu ainult suhtele tähelepanu, vaid ma just viin endale tähelepanu ja sellele, mida ma teha tahan, mida ma luua tahan. et see ongi nagu aga see nii-öelda loomine võib ka suhelda, vastuoluline, aga ei ole. millist suhet ma luua tahan. ka see, noh, et viia Mhm. loomisele tähelepanu, mitte sellele, et ma olen asjaolude ohver, vaid mida ma luua tahan. see ei ole nii kerge, need mudelid ei pruugi seda läbi lasta, sellepärast tasub
noh, nii-öelda professionaalseid või kaasata nagu noh, nii-öelda väljastpoolt keegi neutraalne inimene, kes ei käivitu seal selles olukorras niimoodi, kes Mhm. suudab, noh, ongi mingi, kas siis keegi nõustaja või on see hologrammisessioon või mingi muu asi, ühesõnaga, et sellest tuleb nagu lisainfot kõrvalt, et sa saad nagu neutraalsema vaatenurga sinna juurde. Et siis Mhm. tuleb välja, et tegelikult pole häda tegelikult ei ole midagi, see on normaalne suhte arengu etapp. Ja siis, kui noh, et sellest saab edasi minna ja sellest saab läbi minna. aga noh, seal on vaja teadvustada, muidu see kogub kogu aeg juurde nagu mingi vai on kuhugi löödud, ma ei tea, jõkke või merre ja siis see hakkab sinna vetikaid ja igast muud sitta ja sodi enda ümber koguma. ja see ainult kasvab, see asi seal. et siis on hea, kui keegi tuleb aitama, ütleb, kuule, teil on siin vai, et tõmbame selle välja, las see läheb, hakkab liikuma see asi. aga üks asi veel, et kui nagu ütleme, võib-olla jah, et näiteks oma vanematega või oma lastega seda ei saa teha, aga nagu partnerlussuhtes, et millal on nagu see koht, et okei okay,, selle suhtega pole mõtet edasi liikuda, on võib-olla see, kui on sagedused on täiesti erinevaks läinud ja mõlemad vaatavad täiesti erinevas suunas, näevad maailma juba täiesti erinevalt, siis tõenäoliselt nagu kahekesi koos niimoodi liikuda on väga raske, sest ema-isaga sa saad niimoodi näiteks, et sa ju ei liigu temaga koos, sa ju liigud partneriga ikkagi koos või lastega, lapsed lähevad oma elu peale, aga partnerlussuhtes nagu mängib see nagu rohkem rolli, et milline on nagu see maailmavaade ja kas me oleme samas sageduses, et võib-olla see on see koht, et kui mõni mõtleb praegult, et mida nüüd teha siis praeguses suhtes, et kas proovida minna järgmisele tasandile või see ikkagi ära lõpetada, siis võib-olla nagu oma südames tunnetada seda kohta, et kas on võimalik selle inimesega nagu sagedusi kuidagi, noh, et tegelikult süda teab ära, kas Ma on arvan, et võimalik veel jõuda. see, kui väga nagu selgelt endaga tegeleda, tähelepanu, nagu enne ütlesime, endale tähelepanu viia, sa ei pea selle lõpetamisega ekstra tegelema, see juhtub loomulikult ja naturaalsel teel, see ei pea olema eraldi mingi, et nüüd ma lähen seda hirmsa raginaga lõpetama, vaid kui su tähelepanu on mujal, siis see kuidagi endal ja noh, ühesõnaga ma arvan, et see siis tekib see loomulik selline noh, seesama, et minu hologramm enam ei haaku selle sagedusega ja siis see nagu naturaalsel moel kuidagi vajub ära, mitte et ma hakkan ekstra seda kuidagi lõpetama, hambad ristis või Ja, kuidagi, see lihtsalt kaob ära sealt, seal pole tõmmet enam. no see see on käib väga täitsa hea point rahulikult. ja ma arvan, et see on väga hea nii-öelda juhtnöör tegeleda lihtsalt viia endaga, tähelepanu endale. viia tähelepanu endale, teha endaga nii-öelda teadvustamise tööd, mis mind siin suhtes on kinni hoidnud, teadvustada seda ja mida selgemaks see läheb, seda vähem on seal neid konkse, mis koos hoiab ja vähem on reaktsioone, et siis saab olla rahulik. aga täna me oleme rääkinud päris kaua, tõmbame otsad kokku. et siis jah, muutused käivad inimsuhetes, koostööprojektides, üldse igal pool käivad. ja teadvustame, et see on normaalne, et see ei ole midagi katastroofilist. see on normaalne teadvuse areng või teadvuse avardumine. et katsume jääda siis endale tähelepanu pöörata või nii palju kui vähegi võimalik ja teadvustada, mida me tahame luua, mitte niivõrd, mille vastu me tahame võidelda. just. jah, aga tänud kuulamast, vaatamast. Likeige ka, kui kellelgi jah, ja like'is see asi. kirjutage kommentaare. Kirjutage kommentaare, isegi kui see jutt tundus teile täielik jama, kirjutage oma vaatenurk, meile meeldivad igasugused vaatenurgad. pikad kommentaarid meeldivad mulle väga, kui inimesed nagu pikalt avavad oma vaatenurki. tänapäeval väga ei viitsita pikalt kirjutada, aga mulle väga meeldivad just sellised pikad põhjendatud asjad, et see, nii et näeme aga kui jälle, tunned, et peegel. sa tahad ühe lause panna, siis pane kasvõi ainult üks lause ikkagi jah, et just, aga tänud kuulamast, vaatamast ja Müstik Merlia ja peegeldused ja näeme jälle, peegeldume jälle. kohtumiseni.